Süüdistatav mõrvar nutab kohtusaalis kuuldavalt. Prokurörid ütlevad, et ta tulistas ja tappis oma naise, kui leidis oma magamistoast kellegi teise jaki. Faktid on need, et laupäeval 24. mail pärast kella 8.30 hommikul kutsus politsei läia, kuna teatati, et keegi on maha lastud. Kuuleme Bostoni reporterilt, kes viibis kohtusaalis, kui pisaraid valati. See on Scandal, mida esitlevad Law and Crime. Mina olen Sierra Gillespie. Emotsioonide nägemine kohtusaalis ei ole haruldane, eriti sellistes juhtumites, mida me kajastame. Ma mõtlen, need on seksuaalkuriteod, väärkohtlemine, mõrv, need kõik on väga emotsionaalsed teemad. Aga enamasti näed sa nutmas ohvreid või ellujäänuid, mõnikord ka pereliikmeid. Aga harva näed sa, et mõrvas süüdistatav kahtlusalune nutaks esimesel kohtuistungil. Aga just see juhtuski sel nädalal Bostonis. See on 58-aastase Sean Breweri oigamine, Massachusettsi mees, keda süüdistatakse oma naise Jacqueline'i tapmises möödunud nädalavahetusel. Tänane Scandal viib meid Winthropi, Massachusettsi. See linn asub otse Bostonist kirde pool ja seal elavad Sean ja tema naine, 47-aastane Jacqueline, keda tuntakse ka kui Jackie Berry. Ja Seani kaitsja sõnul, nagu ta ütles CBS Bostonile, olid paar värskelt ja õnnelikult abielus. Kuid nädalavahetusel kutsuti politsei nende korterisse, kui kostsid püssilasud. Faktid on need, et laupäeval 24. mail veidi pärast kella 8.30 hommikul sai politsei teate, et aadressil 20 on inimest tulistatud. Kui politsei kohale jõudis, leidsid nad 47-aastase Jacqueline Berry oma voodist, kellel oli laskehaab. Tema abikaasa kohtualune Sean Brewer oli politsei saabudes majas. Ta väitis politseine, et tol hommikul pühkis ta enne kirikusse minekut oma magamistuba, kui leidis enda ja oma naise magamistoast esemeid, mis talle ei kuulunud. See agundas jope, mille taskus olid tulirelvad. Ta väitis, et võttis tulirelva välja, et selle kohta proua Barri käest küsida. Ta väitis, et ta ei puudutanud päästikut ja relv polnud taskus. See läks lahti ja tabas proua Barrit. Las ma peatun siin korraks, et märkida, et kui prokurör seletab kohtule, mis väidetavalt juhtus, võib näha, kuidas Sean hakkab tegelikult nutma. Ja meil on see kõik kaamerasse jäädvustatud. Ja tegelikult kuuleme täna intervjuu ajal ka CBS Bostoni reporterilt, kes oli tol hetkel kohtusaalis. Aga kõigepealt, mida prokurörid väidavad, et juhtus? Nad väidavad, et pühapäeva hommikul oli Sean oma magamistoas enne kirikusse minekut. Ja just siis leidis ta väidetavalt mõned esemed, mis ei kuulunud talle. Jope ja relva. Praegu ei ole selge, kellele need esemed kuulusid. Prokurörid ei spekuleerinud selle üle, kas need kuulusid mõnele teisele mehele või kas mängus oli väidetav afäär. Küll aga ütlevad nad, et relv läks lahti. Jackie sai voodis lamades kuuli. Läbiotsimismäärusega uuriti Gay korteri andmeid, mis viis 48 tunni jooksul taaskamiseni. Ja seal oli tulirelv, leiti kasutatud padrunikest. See on kasutatud padrunikest, Ray Barry kuulutati surnuks. Ja peaarsti büroo määras selle surma põhjuse. Sean Brewerile on nüüd esitatud süüdistus tahtmatus tapmises Jackie surma tõttu. See video on salvestatud eile Bostoni munitsipaalkohtus toimunud eelistungil. Ja kohtuistungil tõi prokurörid kiiresti esile mõned Seani varasemad rikkumised. Lisaks sellele on süüdistatava karistusregistris kirjas rünnak, raskendatud rünnak ja rünnak surmava relvaga. Tal on pikk kriminaalne taust arvukate süüdilistajate otsustega, sealhulgas vägivallakuriteod ja narkokuriteod. Lisaks on tal Bostoni munitsipaalkohtu keskdivisionis pooleli olev juhtum rünnaku ja peksmise eest 11. novembri kuupäevaga. Rünnak ja peksmine politseiametniku vastu. Ning tema nimi oli viimane, kui see esitati kavaõiguse vandekohtule kokku ühe juhtumi puhul. Võttes arvesse fakte ja postja tausta, palusin kohtul määrata talle $11,000 suuruse kautsjoni. Tühistas postja kautsjoni ja käskis tal jääda hoonesse kuni tema kohtuprotsessi toimumiseni. Mul ei ole kommentaar. CBS Bostoni andmetel tühistati Seani kautsioon selles teises pooleli olevas kohtuasjas, kuid väidetava tahtmatu tapmise eest määrati talle kõrge kautsioon. Siin on selle juhtumi kohtunik. Ma määran kautsjoni, nagu tavaliselt püsitakse $100,000. See on selle asukoha puhul tavapärane ja keerab kontakti sealsete elanikega.
kuid see ei kehti volikogu kuulajaskonna kohta. ma pean taas märkima, et selles helikatkes ei ole võimalik Seani näha, sest ta katab sõna otseses mõttes oma nägu. Aga järgmises klipis, kui kaitsja arutab kautsjoni ja tulevasi kohtuistungite kuupäevi, on selgelt kuulda, kuidas ta nutab. Kautsjoni tühistamise hoiatus ja teil on dokumenti number 2401 CR 63100. Ma panen selle üles. Kas soovite midagi kommenteerida? Olgu. See tähendab siis 60 päevast tühistamist. Ma arvan, et 60 päeva. 60 päeva rannaveruga. Ja me toome ta tagasi või saadame ta tagasi keskdivisjoni. 30 päevaks. Kas teil on küsimusi? Ma arvan, et see on kõik. Jah, ma olen. Kontrolli kohe viimast toimikut. 17. on kohtuprotsess. Nii et meil on vaja see kaasus lisada 17. juuni korralduse osaks. Siin on, kuidas istung lõppes. Teie kautsena määratud summas $100,000. Tingimuseks on, et peate hoiduma sellest asukohast ja viite võtma ühendust selle asukoha elanikega. Palun võtte teadmiseks, et kui rikute oma vabastamistingimusi või sooritate kuriteo selle juhtumi menetlemise ajal, võid teie kautsjon tühistada ning teil võidab see kuni 90 päevaks vahi alla võtta ja süüdistust esitada. Ja viimane klipp, mis meil on sellest, kuidas Sean katab sõna otseses mõttes oma näo kinni ja nutab taas. Taotlused salastati, vaadati läbi ja rammudati kokkurättel. Võikorra ütles Bowman Surre, et post ja kautsjonit ei ole kinni peetud. Seal lõppes istung, kuid mitte lugu ise. CBS Bostoni reporter Louisa Moller oli kogu selle aja kohtusaalis, aga ka pärast kohtusaali väljas, kus Seani kaitsja sõna võttis. Ja Louisa raporti kohaselt väitis kaitse, et Jacki viimased sõnad tõestavad, et tegemist oli juhusliku tulistamisega. Millised need sõnad täpselt olid, pole endiselt selge. Ning samuti pole selge, kas Sean oli ainus tunnistaja. Kaitse ütleb ka, et nad pole kindlad, kellele kuulusid need asjad, mille Sean magamistoast leidis. Sest mäletate, ta leidis väidetavalt selle jope ja relva ning me ei tea endiselt, kellele need kuulusid. Nii et siin on endiselt palju küsimusi, nagu prokurörid välja tõid. Meil pole isegi veel Jacki surma põhjust teada. Aga kõige olulisem on see, et üks elu katkes liiga vara. Tema perekond rääkis samuti CBS Bostonile ja ütles, tsiteerin, Jacki oli armas, lojaalne, armastav ja lahke. Ta oli hoolitseja. Ta oli uhke õde, tütar ja tädi, õetütar, sõber ja nõbu nii paljudele. Sõnad ei suuda väljendada selle kaotuse laastavat mõju meile kõigile. Maailm on täna veidi vähem helge, sest teda enam pole. Jacki, me armastame ja igatseme sind kogu oma ülejäänud elu. CBS Boston võttis ühendust ka Jacki üürilandjaga, kes nimetas teda suurepäraseks üürnikuks. Kui nad ütlevad ka, et Sean ei olnud tegelikult üürilepingus kinnitatud üürnikuna. Avalduses ütles Blue Sky Realty, et me ei ole kunagi saanud tema kohta taotlust. Ta ei olnud ühelgi meie üürilepingul ning meile ei teatatud kunagi soovist teda hoonesse täiendava üürnikuna vastu võtta. Meie mõtted ja palved on sellel raskel ajal Jacqueline'i perekonna ja sõpradega. See on igas mõttes traagiline juhtum, kuid mis selle eriliseks teeb? Kõigest muust, mida me siin Law and Crime'is kajastame, on süüdistatava reaktsioon kohtusaalis. Et seda lähemalt uurida, on meiega liitunud CBS Boston reporter Louisa Moller, kes viibib tegelikult kohtusaalis. Louisa, aitäh, et täna meiega saates Scandal liitusid. Tore sind näha. Ja ma pean küsima, ma tean, et oled Bostonis töötanud üle 10 aasta. Oled palju kohtusaalides käinud. Kas oled kunagi varem midagi sellist näinud, et süüdistatav nutab? Esiteks, Sierra, aitäh, et mind kutsusid. On raske meenutada kõiki 11 aasta jooksul toimunut. Aga ma võin kindlasti öelda, et see oli väga ainulaadne kogemus. Me ei näe sageli, et süüdistatav näitaks emotsioone, sest enamasti nende kaitsjad ei soovi seda. Ja kohtukordnikud ja kohtunik ei sooviks ka seda. Aga just selles konkreetses olukorras oli meil süüdistatav Sean Brewer, kes kohe kohtusaali sisenedes muutus väga emotsionaalseks. Ta astus selgelt sisse näoga, mis oli justkui krimpsus, nagu ta üritaks pisaraid tagasi hoida.
ja kui see esimene kohtuistung jätkus, mis on teadagi väga rutiinne asi, siis teadagi, see on kriminaalasjas esimene samm. Me kuulsime teda, me nägime esimest korda, kuidas pisarad tema näost alla voolasid. Ühel hetkel pani ta oma pea käe peale ja toetas selle kohtusaali arestiala piirde vastu. Ja siis kuulsime selget nuuksumist. Ja mitte ühelgi hetkel ei palunud kohtukornik ega tema kaitse tal lõpetada. Ja tundus, et me lihtsalt püüdsime protsessi jätkata. Aga ta nutis kogu selle katsumuse vältel, mis oli ainulaadne ja südantlõhestav. jah, meil on tegelikult video, kust me selles episoodis mõned helikatked ette mängisime. Ja on huvitav, et sa tõid välja, et nad ei öelnud midagi selle peatamiseks, sest mõnikord räägivad kohtunik ja advokaadid lihtsalt logistilistest asjadest, ausalt öeldes. Näiteks, millal järgmine istung toimub. Siin arutame kautsjoni üle ja sa kuuled, kuidas ta nende jutu ajal vaikselt nuuksub. Ja ma arvan, et sinu reaktsioonist võib järeldada, et meie vaatajad saavad ise otsustada, kui nad neid helikatkeid vaatavad ja oma arvamuse kujundavad. Aga sinu reaktsiooni põhjal kohtusaalis, kas sa arvad, et tema emotsioonid olid siirad? Tead, seda on raske öelda. See tundus kindlasti siiras. Tal olid päris pisarad, mis voolasid mööda ta nägu alla. Minu vaatenurgast galeris, lihtsalt, et oleks selge, tead, kohtusaal on jabatud nagu kirikupinkide stiilis istmeteks vasakul ja paremal. Ja mina istusin täpselt samal poolel, kus teda kinni hoiti. Nii et ma kuulsin nuukseid veelgi paremini. Ja kui ma hiljem videot vaatasin, nägin, kuidas pisarad mööda tema nägu alla voolasid. Aga ma arvan siiski, et emotsionaalsed pursked ei ole kohtus tavaliselt heaks kiidetud. Ja kui see oleks tundunud teeseldud või näideldud, siis kujutan ette, et tavaliselt oleks keegi sekkunud, kas kohtuametnik või kohtunik, et nõuda kohtus korda, aga antud juhul nad seda ei teinud. Jah. Ja see on midagi, millega meie vaatajad on väga hästi kursis, sest meil on siin Law and Crime'is episoodid, kus näidatakse näiteks 15 kõige suuremat kohtusaali emotsionaalset puhkemist. Ja sa kuuled, kuidas kohtunikud ütlevad, et sa pead end vaos hoidma. See on ikkagi kohus. Aga siin me seda tegelikult ei näinud. Nii et ma kipun sinuga nõustuma, et tõenäoliselt olid need tunded tal päriselt olemas. Ja ma arvan, et see viibki meid nende süüdistusteni tema vastu, sest Law and Crime'i ja Skandali saates käsitlen ma näiteks palgamõrva, abikaasa mürgitamist, armukolmnurki, mis lõpevad 100 noahoopidega, aga siin seda ju ei ole, eks? Sest teda süüdistatakse tapmises, mitte esimese astme mõrvas. Ja see on väga ainulaadne juhtum ja ka minu jaoks ainulaadne kogemus, kus prokuratuur ja kaitse ei paista faktide osas eriarvamusel olevat. Nii et faktid, nagu neid kohtus kirjeldati, on järgmised. Pühapäeva hommikul on ta oma korteris Winthropis koos oma uue naisega, kellega ta on olnud abielus vaid paar nädalat. Prokuratuur ütleb, et ta avastas oma korteris jaki, mis polnud talle tuttav. Ja selle jaki sees oli püstol, mida ta polnud kunagi varem näinud. Ja prokurööri sõnul võitis ta püstoli kätte, et küsida oma naiselt, 47-aastaselt Jacqueline Berrylt, kus see pärit on. Ja tema kirjelduse järgi politseile läks see lihtsalt ise lahti. Ja see oleks ilmselgelt surma põhjustamise süüdistus, sest ei olnud võimalik tõestada kavatsust oma naisele viga teha või teda kahjustada. Ja tead, me võime sellesse sügavamalt süveneda, aga politsei raport toetab neid fakte, sest just seda ta neile ülekuulamisel ütles. Overise Jacqueline Berry ütles politseile, et tema abikaasa tulistas teda, kuid see oli nii-öelda õnnetus. Ja kui te lähete tagasi ja kuulete dispetšeri salvestist, kui nad hädaabi kõne ajal esimest korda kiirabi ja politsei sündmuskohale saadavad, siis tundub, et Jacqueline Berry ütles, et tema abikaasa tulistas teda kogemata. Okei, ma tahtsin selle kohta küsida, sest me saime suure osa selle osa infost sinu reportaažist, sest loomulikult oled sa ise kohtusaalis kohal, sa oled uurimistööd teinud, kõik see. Ja üks asi, mida sinu artiklis eraldi mainiti, oli see, et kaitsja ütles, et Jacqueline'i viimaste sõnade järgi kinnitas ta, et see oli õnnetus. Kas nad läksid täpsemalt sellesse, mis tema viimased sõnad võisid olla? Nii et see oli rangelt ainult kaitsja Lorenzo Perezi kaudu.
Ja ma peatsin selgelt ütlema, veel üks ainulaadne asi selle juhtumi juures on see, et osa juhtumist on kohtu poolt salastatud. Nii et meil ei ole 100% täiesti selget pilti sellest, mis täpselt selles korteris juhtus. Meil õnnestus saada juurdepääs politseiraportile, mis on teataval määral jutustav üldine ülevaade. See ei ole väga detailne selle kohta, mis juhtus. Aga kaitsja ütles, et mõned tema viimastest sõnadest olid: mu abikaasa tulistas mind. See oli õnnetus. Ja ma parafraseerin siin. Kuid taas, osariigi politsei kinnitab oma politseiraportis seda väidet, et ta ütles, et see oli õnnetus. Ja hädaabikõnede järgi tundub taas, et ta oli üks helistajatest. Et ta võis tegelikult telefoni võtta ja öelda, see oli õnnetus, mind tulistati kogemata. Wow. Ja see on ka tema kaitseks kasulik, sest jällegi, juhtumites, mida me siin enamasti kajastame, on tegemist esimese astme mõrvaga, ettekavatsetusega. Me uurime sõnumeid. Teate küll, kas abikaasa otsis näiteks, kuidas mõrvaga pääseda või midagi sellist? Näiteks Brian Walshi juhtum, mida ma olen kindel, et te WBZ-s kajastasite. Seal nägime palju süüstavaid otsinguid. Siin ei tundu asi päris samamoodi olevat. Siiski on üks asi, mis mulle silma jäi, olles saates Scandal saatejuht. Nimelt see, et ta ütleb, et leidis oma kodus tundmatu jaki ja tundmatu relva. Ja ma mõtlen, kas oli afäär, kas see oli mehe jakk, kas see oli kellegi oma, kas on mingid viiteid, kelle jakk see võis olla? Olgu, et oleks selge, siis ei. Ja ma küsisin seda kaitseadvokaadilt otse. Ta ütles, et veitis oma kliendiga 2 tundi enne esmast kohtuistungit. Ja ma küsisin, kas ta andis sulle mingit vihjet, kust see võõras riietus või võõras tulirelv pärines. Ta ütles, et ta ei öelnud ei, aga ta ütles, et nad käivad fakte läbi. Ja sellel hetkel tõi tundmatu isik need esemed nende korterisse. Nüüd, mis selle kõige juures huvitav on see, et Sean Brewer on süüdi mõistetud kurjategija, kellel on pikk kriminaalne taust. Ta ei tohi kanda ega saa lihtsalt relvaluba, sest tal on selline taust. Nii et ma ei saa arutada, miks tal relv oli. Ma lihtsalt ei tea. Aga mida ma tean, on see, et tal on olnud mitmeid teisi juhtumeid. Süüdistustega ohtliku relvaga toime pandud kallaletungis. Ja talle on samuti esitatud süüdistus ja ta on süüdi mõistetud relvastatud röövis. Tal on pooleli ka kohtuasjad politseiniku ründamise, arreteerimisele vastupanu osutamise ning ohtliku relvaga toime pandud kallaletungi eest, mis kõik keelaksid tal tulirelva omamise. Seega oleks selle juhtumi jaoks väga oluline teada, kuidas see tulirelv sinna sattus. Kas ta teadis selle olemasolust ja miks see seal oli? Ja sa rääkisid sellest ka. Kuulsime seda eile toimunud istungil, kus räägiti, et tal on veel teisi menetluses olevaid tõsiseid süüdistusi. Ta on süüdi mõistetud, tal on kriminaalne taust. Ja siin lähevad asjad natuke keeruliseks, sest varasemaid halbu tegusid ei saa alati süüdistatava vastu kasutada. Selle juhtumi puhul võib see olla ebaoluline. Kaitsja võiks seda väita. Aga teisest küljest võiks prokuratuur öelda, et kas see näitab mingit mustrit, et see mees oli vägivaldne. Kuid, nagu sa oled välja toonud, on huvitav, et nad mõlemad näivad nõustuvat. Ma usun, et pealkiri oli midagi sellist, et prokurör ütles, et relv läks iseenesest lahti. Kas see näitab, et sellel mehel oli etteplaneerimine, pikk kuritegude nimekiri? Kas see oli õnnetus? Kelle relv see oli? Siin on nii palju asju, mis mängivad rolli. Ja ma arvan, et sinu kogemuse põhjal siin, kas see, et tal on need teised süüdistused, on miski, mida võiks arvesse võtta? Mis sa sellest arvad? Ma ei usu, et see mõjutab tahtlust tapmise juhtumis. Sest ma ei arva, et nad suudavad mingit tahtlust tõestada. Mõtlen, kui me isegi vaatame uuesti, kui me läheme tagasi selle juurde, et tema naine ütleb, et teda tulistati kogemata. Oli üks tühi padrunikest, üks kuulitabamus tema kõhtu. Ma mõtlen, ma ei ole ju osariigi politsei mõrvauurija, aga see näib toetavad tema versiooni juhtunust. Aga mille eest talle veel lisaks süüdistus esitati? Tulirelva omaamine ilma loata ja laskemoona omaamine ilma loata. Ja tal on samaaegselt Bostonis munitsipaalkohtus käimas paralleelne süüdistus politseiniku kallaletungis ja kehalises väärkohtlemises, mis läheb peagi kohtusse. Ma ei tea, umbes 2 nädala pärast.
nii et ma arvan, et siin näete, et prokurörid ei pruugi tapmissüüdistust väga jõuliselt ajada. Teides, et tal on see teine juhtum käsil, mis võib talle tõenäoliselt tuua pika vanglakaristuse. Ja võib-olla nad lisavad selle isegi kokkuleppe menetlusse. Ma ei usu, et nad väga püüaksid tahtlust tõestada, sest neil on see paralleelne juhtum käsil. Ja ma arvan, et ma pean ka küsima, sest meil on vaatajad üle kogu riigi, üle kogu maailma. Inimesed teavad, kus Boston asub, aga kas see on piirkond, kus midagi sellist võiks juhtuda? Ma mõtlen, et inimestel on peas teatud stereotüübid, nagu The Town või The Departed või tead, et ära mine Southisse. See ei ole enam päris samasugune nagu varem. Aga kas sa näed, et midagi sellist võiks juhtuda, arvestades tema pikka kriminaallugu? Tal on see kohtuprotsess ja kõik need asjad. Kas sa ootaksid midagi sellist just selles Bostoni piirkonnas? See on väga hea küsimus, sest tema ja ta naine elasid Winthropis, mis tehniliselt ei ole Bostoni linn. Winthrop is selline ilus, ajalooline ja armas linnake otse Bostoni sadama ääres. Sealt avaneb vaade Logani lennujaamale. Nende korteris asub vaid kvartali kaugusel veest. Lähedal on korvpalliväljakud ja tõeliselt ilus mänguväljak. Nii et Winthrop ise ei ole selline piirkond, kus me ootaksime, et midagi sellist võiks juhtuda. Ja teine asi on see, mis kellaajal see juhtus. Ma mõtlen, et hädaabikõne tuli umbes kell 8:30 hommikul. Täiesti kummaline. Sa ei mõtle, et mingisugune perevägivallaga seotud juhtum või vägivaldne juhtum võiks toimuda pühapäeva hommikul. Tead küll, pühade nädalavahetusel. Ei, Winthrop ise ei ole kindlasti selline koht, mida võiks pidada karmiks või kuritegelikuks. Aga tead jälle, kes teab, mis selle paariga toimus? Nad olid olnud abielus vaid paar nädalat. Ja me kuulsime tema perekonnalt, et nad kirjeldasid teda ainult hoolitseva, lahke, õe, tädi ja nõbune. Ta oli hiljuti sellele korterile koos avalduse esitanud. Ja tead, isegi tema kinnisvaramaakler saatis meile avalduse, öeldes, et ta oli omamoodi fenomenaalne üürnik, eeskujulik kodanik. Nii et tead, kes teab, kas võib-olla paarina püüdis ta oma elu korda saada või mis iganes. Aga siis juhtub see traagiline juhtum. Ja see toimub selles väikeses naabruskonnas, mis asub sadama kõrval, kus sa kindlasti ei ootaks, et midagi sellist võiks juhtuda. Ja ma arvan, et isegi sinu reportaažis mainisid sa, kuidas ta ütles, et valmistus kirikusse minema ja siis leidis selle tundmatu jaki ja tulirelva, mis on jällegi kummaline. See ei ole nagu teised juhtumid, mida me siin kajastame. Näib, et ta valmistus kirikusse minema, leidis selle jaki. Võib-olla relv läks kogemata lahti. Ma pean teadma, kelle jakk see oli, kelle relv see oli, kõike seda. Need on küsimused, mis meil endiselt on. Ja ma arvan, et see on lihtsalt spekulatiivne küsimus, kui me tänaseks lõpetame. Mida sina arvad? Ma tean, et sa mainisid võimalikku kokkulepet selles juhtumis. Vähemalt sellepärast me sellest räägimegi, et tundub, et tal oli sellepärast tõeline kahetsus. Ta nutab kohtus. Kui nad olid just abiellunud, siis tõenäoliselt ta armastas seda naist ja tead, tahtis temaga ühist elu. Ja õnnetused tõesti juhtuvad. Kui sa peaksid oletama, mis võiks juhtuda, tuginedes oma kogemustele Bostoni kohtusüsteemis, siis mida sa ootaksid? Ma tean, et ta võttis vastu kokkuleppe relvastatud röövisüüdistuses Cambridge'is. Ja arvestades tema kriminaalset tausta, on tal ainult Bostoni munitsipaalkohtus umbes 25 juhtumit. Minu parim oletus on, et edaspidi sõlmitakse kokkulepe. Ma mõtlen, tal on lihtsalt tulirelv enda valduses ja ta ei tohi seda omada, olenemata sellest, kuidas see sinna sattus. Nii et selles osas tundub tõendite baas üsna tugev. Käimas on 2 paralleelset juhtumit. Tal on pikk kuriteoregister. Ma ei näe, et ta viiks selle kohtuprotsessini. Jah, ma saan sellest ka aru. Tõenäoliselt mingisugune kokkuleppe menetlus, aga see on juhtum, mida me jätkame kajastamist. Ja, Luisa Müller, aitäh, et meiega liitusid ja andsid meile tõelise ülevaate kohtusaalist, selgitasid juhtumit. Sul oli selle kohta suurepärane kajastus. Aitäh, et tulid ja selle lahti seletasid. Minu rõõm, aitäh, et kutsusite. Sean Brewer peab kohtusse tagasi tulema 15. juuli istungile, kus hinnatakse tõenäolise põhjuse olemasolu. Ja siinkohal jätame tänase skandaali episoodi praeguseks sinna paika. Kui sulle meeldis see, mida nägid ja tahad rohkem näha või minuga sotsiaalmeedias ühendust võtta, siis leiad mind näiteks Instagramist nimega Sierra Gillespie. Aitäh, et vaatasid tänast skandaali episoodi.
nagu alati olen teie saatejuht Sierra Gillespie ja kohtume juba järgmisel korral.